mida tegelikult ühendatakse, on ju siis need erinevad indiviidid, kes tegelikult on täiesti eraldi, kes peaksid teineteisega rohkem rääkima selleks, et olla ühenduses. Aga see ühendus, millest ma praegu proovin rääkida, on ühendumine mitte jutu kaudu, vaid oma juure kaudu. Istuda mati peal rivis niimoodi, et olla üheskoos, hingata seda sama õhku, pumbata laiali seda sama ühist vereringet, elada seda sama elu. Mul on hästi palju küsimusi tekkinud, ma mõtlen, kuidas sinu käest seda küsida, et kõigepealt ma sain niimoodi aru, et need mungad, kes siis olid selle traditsiooni nagu hääbuda lasknud või olid juba peaaegu kaotanud selle istumise kombe, et see ühtepidi tuli ilmselt ka mugavusest, kuna see istumine ei ole väga mugav tegevus. Et räägi sellest kannatuse momendist või mis selle istumisega siis tegelikult kaasneb? Istumine on selles mõttes jah kannatus, et mõne hetke möödudes hakkab tavaliselt iga rakk sinu kehas karjuma, et mine kuskile, tõuse püsti, liiguta ennast. See paigal olemine on äärmiselt keeruline füüsilises mõttes ja kogu aeg tundub, et midagi kasulikumat oleks justkui teha. Võiks minna ja lugeda raamatut või kas või vaadata mõnda filmi, kohtuda kellegagi. Iga hinnas väline elu tahab sind kuidagi moodi selle istumise küljest lahti kongutada. Põhimõtteliselt tuleb see meie enda rahutu meel oma täielikus rahutuses nagu välja, eks ju. Noh, väga sageli kujutatakse ette meditatsiooniprotsessi kui sellist mõnu. Et jällegi sellised eneseabisüsteemid eriti õpetavad meditatsiooni meile kui oma selliste hirmude ja ängide nagu vaigistamise tehnikat. No, see on mingi teatav efekt, mis tekib meditatsiooni käigus. Aga samas on kogu aeg räägitud ja kõik zen-õpetajad, keda mina nagu tõsiselt võtan, on öelnud, et sa zenil ei saa olla mitte mingit eesmärki. Et selle eesmärk ei ole siis tänada, olla tänulik, selle eesmärk ei ole õndsaks saada, selle eesmärk ei ole saada budaks, selle eesmärk ei ole palve. Ei, tal ei saagi olla mingit eesmärki, sest et jällegi, kui me mõtleme selle väikese mina terminites, siis Dogen on öelnud, et õppida tundma Buda teed tähendab õppida tundma iseennast, õppida tundma iseennast tähendab unustada iseennast, unustada iseennast tähendab tulla ilmsiks lugematute asjade kaudu. Tulla ilmsiks lugematute asjade kaudu tähendab enda ja teise kehameele äralangemist. Meil on jällegi need samad kaks mina, üks selline väikene mina ja teine suurem, ja kui ma õpin tundma seda suuremat iseennast, siis ma vähehaaval unustan selle väikese iseenda. Aga kui ma unustan selle väikese iseenda, siis ma tulen ilmsiks kõikide asjade kaudu, millega ma olen oma isesuses või elamises ühenduses. Ja see tähendab omakorda seda, ühes kaasaegses jaapanikeelses tõlkes on seda mampo, see lugematud asjad, tõlgitud ka sõnaga kankyo ehk keskkond. See tähendab seda, et ma olen teatavas mõttes oma keskkonnaga üks. Kõik ümbritsev nagu avaldub minu kaudu, ma olen osa sellisest suuremast eluringist või et minu selline väikese mina ring laieneb nagu kõigele. Aga mis esimesena juhtub selle suurema mina tundmaõppimise käigus on see, et see minu väikese mina keeleline struktuur kõikide nende lausetega, kaasa arvatud nendega, mida ma praegu siin räägin, pudeneb koost, aga eesmärgid on alati seotud selle mina selliste keeleliste konstruktsioonide ja arusaamadega. Nii et ma püstitan mingisuguseid väliseid eesmärke, mille suunas ma tahan liikuda. Näiteks Alari Allik jälle, kui me võtame sikse inimese, tema eesmärk oleks küll oma hirmudest lahti saada, näiteks hirm avaliku kõnelemise ees ja hirm jääda auto alla täna. Seda mul ei ole küll hirmus palju. Aga et kujutame ette, et see on minu eesmärk. Võib juhtuda niimoodi, et pärast aastaid sa seniga tegelemist ma olen nendest hirmudest isegi lahti saanud.
aga Sazenil enesel ei saa olla sellist eesmärki sellel hetkel, kui ma istun. Ei saa selles istumises olla ühtegi eesmärki. Ja seda on väga kenasti kokku võtnud Alan Watts, kes on väga toreda ingliskeelse raamatu kirjutanud Zenist. Tema võrdles seda näiteks tantsu ja muusikaga, et kui tantsu eesmärk oleks jõuda teatavasse punkti põrandal, siis me võiksime ju selle jama kõik vahelt ära lõigata selle keerulise liikumise valsisammul ja minna otse selle punkti juurde. Või et kui muusika eesmärk oleks jõuda muusikapala lõpuni, siis meil oleks sellised sümfooniad, mis lõpeks ta-da-da-da ja kogu lugu. Algaks ja lõpeks ühtemoodi ja ei oleks seda kestust, eks ju, selles kõiges. Sazenil, kui tal oleks eesmärk, siis me võiksime ju kohe ära öelda, mis see eesmärk on ja hüpatagi sinna eesmärgi juurde. Sazeni eesmärk on hoida mõttekätt avatuna. Olla selles hetkes, kus see avatus kui selline on. Ja näha nagu seda tegelikkust väljaspool seda sorti punkte, mingisuguseid püstitatud eesmärke, püstitatud või sõnastatud määratlusi. Seetõttu Sazen ei saa olla kunagi mingisuguse eesmärgi poolt piiratud, sest see eesmärk oleks lihtsalt üks järjekordne asi, mida ma oma väikese mina piires kuidagimoodi sõnastan, mingisuguse eesmärgina enda jaoks püstitan. Tahta olla parem inimene näiteks. Ma ei tea isegi, mida inimene tähendab, rääkimata sellest, mida veel tähendab parem või halvem inimene, kas üldse säärast asja on olemas. See oleks olnud Sazeni küsimus. Nii et seesama Utsijama Roosi ükskord küsis oma õpetaja Savaki Roosi käest, et ma olen kole tahtejõuetu inimene, aga et kui ma teie juures nüüd 25-30 aastat harjutaksin, et kas ma võiksin saada kuidagi tugevamaks või paremaks, kui ma praegu olen. Et kas minusugusest inimesest võib üldse asja saada? Savaki Roosi ütles, et ei saa sust mingit asja. Sazenil ei ole mingit eesmärki. Ja Utsijama Roosi meenutab, et õpetaja hääl oli hirmus kare ja selline jõuline, kui ta seda ütles, väga hirmuäratav. Et seda jutuajamist edasi ei saanud üldse pidada. Ja mõne aja pärast Savaki ütles veel, et ma olin kohe alguses seesama inimene, kes ma olen praegu ja Sazen ei ole mind üldse mingilgi moel muutnud. Ja Utsijama mõtles sellel hetkel, kui Savaki õpetajana talle säärased sõnad lausus, et see on lihtsalt üks neid zen asju, et õpetaja ütleb küll praegu niimoodi, et Sazen ei muutnud teda üleüldse, aga tegelikult me ju kõik teame, eks ju, et mida rohkem me harjutame, seda kaugemale me jõuame, ja elas ikkagi tükk aega seda eesmärki saada nagu sügavamaks või mõistvamaks, paremaks inimeseks silmas pidades edasi ja istus. Ja kui ta siis oli 70-aastane ja Savaki Roosi oli juba ära surnud, siis Utsijama Roosi hakkas elule tagasi vaatama ja avastas, et on ikka täpselt seesama, kes ta oli ennem.